Tere imelist päeva kõigile. Täna on 9. märts, käes on kolmapäev, minu lemmikpäev ja mina olen siin vestlemas koos Jaanikaga. Tere Jaanika. Tere kõigile, nii äge. Ja väga kihvt. Tegelikult Jaanika on täitsa Viljandi inimene, aga täna on ta hoopis Pärnus ja ta räägib meile kohe, mis ta seal teeb, sest see on ka üks osa tegelikult meie vestlusest. Ja siit, nii, nüüd ma ikkagi tuli kohe live, väga hea, järelikult oleme õiges kohas laivis. Mina ikka alati vaatan üle, kas me oleme õiges kohas. Ja Jaanikaga me räägime siin just sellepärast, et Jaanika on tegelikult väga pikalt on minuga seotud. Juba ennem seda, kui ma siin ettevõtlust ja mentoritööd hakkasin tegema, me teadsime tegelikult 11, aga Jaanika on see, kes 2 aastat tagasi, 2 aastat, 2020, seal jaanuar ütles, et kui ma kuulutasin välja, et mul tuleb järgmine järjekordne minapildi meistriklass, siis Jaanik ütles Kai teemaga, kuule, tahaks ikka füüsiliselt kokku saada. Ja me saimegi siis kokku iga nädal, me olime seal 4-5, meil tuli veel 2 inimest seal lõpus juurde, ma mäletan. Ehk siis Jaanik ütles, et kuldsed sõnad, et ta on algusest peale tegelikult siin olnud, suhteliselt algusest peale. Ja tänaseks oled sa siis läbi teinud ka selle vägeva Thinking into Results ehk TIR-programmi lausa 2 korda aasta jooksul. Ja see, mis on sinu elus toimunud, on minust hästi vinge, sellepärast me siin räägime. Ja mina eelkõige tahan öelda, et mina olen hästi tänulik sulle selle eest, et sa oled seda initsiatiivi hoidnud, et tookord sa näitasid, et on võimalik tegelikult ka füüsiliselt kokku saada, sest mina tegin ju kõiki asju Zoomiseks ja et sa oled hästi suure panuse ja väärtuse loonud sinna meie TIR-gruppi. Et see on nagu kõige vägevam minu arvates selle juures ja see on ka sind kasvatanud hästi palju. Nii, aga tutvustas natuke ennast. Ütle kõigepealt, mis sa teed seal Pärnus? See oli nii tore, mis sa mulle ütlesid enne. Alustame siis Pärnust ja Jaanika olen muidu ju nagu Viljandimaalt, aga täna Pärnust ja tegelikult mul on niisugune tore kleit seljas, siin all on niisugune muster ka, et siin on niisugust mulgimustrit. Siin on elupuu, ma tahtsin kleidila siin teha ühel toredal õmblejal, Kersti Habakukke, aga siin on elupuu. Mulle meeldib ikkagi, et mulgid on edasiküüdlikud ja ikka kõrgustesse ja mina ka, et ikka me kõik seal TIR-is ja Kaiga ja et kõik kõrgustesse, et me pürgleme ja elupuu läheb kõrgustesse. Aga tegelikult ma alustaks ikkagi sealt, ma jõuan siia Pärnu juurde, et miks ma siin Pärnus olen. Tee ikka enda järgi, ja tegelikult ka Kaiga on nii äge olnud koos olnud minna ja ma ütlen ka, et Kai, et ma tean sind päris algust, et mul natuke uhke tunne, et kui sa kunagi oled suurtel küünidel, kus iganes, eks ole, siis mõtlen, et Kai, ma tean, kunagi sinuga alustasime, või üks esimesi hästi vaikselt niimoodi, et ega sa ka tulid ja ikka me kõik kuidagi arglikud, mitte sihikindel, aga siukene, et vaatame, kuidas läheb ja räägime ja mina olin veel see, et mina mõtlesin, et kuna ma olen sotsiaaltöö ülikoolis lõpetanud, ma oskan inimestega ja ma tean küll seda psühholoogiat ja ma olen käinud siin konstellatsioonis ja siia-sinna, et mis ikka on ju. Aga teisalt mul oli ikkagi siuke huvi või endal see koht ka, et ma tundsin, et ma teen elus asju, ma nagu teen kogu aeg midagi ja nagu tahan, aga kuskil tuleb sein ette pauhhoin, et ma ei julge, ma ei tea, nagu tahad, aga ei saa aru, mis toimub, et miks ma nagu nii käitun või miks ma nagu stopp tõmban kunagi, et kust see nagu tuleb ja ma vaatan, et Kai oli nii tore ja kuidagi teistmoodi lähenemine. Ma lihtsalt räägin vähem Kaiga, et vaatan, et saan temaga kokku, me saime kokku ennem isegi ja siis me hakkasime selle minapildiga seal toimetama ja see oli nii äge ja muidugi ma alguses ka, et kirjutasin viimasel minutil neid asju, kuna ikkagi, et tubli laps teeb asjad ära ja Kai pärast ja et see oli nagu ka selline hästi naljakas. Ja mul tegelikult tuleb meelde, et see suhtumine sul natuke oli, et mis siin siis on, aga mis see on siin? Ma lugesin seda raamatut, see rääkis nii, et aga mis see nüüd siin saab? Ja see on tegelikult hästi okei seda öelda, sest et tegelikult Jaanika, ma olen viimasel ajal väga palju puutunud kokku suhtumisega, et aga mida sina, Kai, saad mulle õpetada, et sul ei ole ju seda või seda kogemust, eriti kui see inimene võib olla minust natuke vanem või on ettevõtluses kogenum, siis mõtlengi, et ega mina ei õpetagi sulle oma kogemust. Mina näitan, mis on veel sinu sees peidus, mida sina ei oska kasutada läbi lihtsalt nende õpetuste. Et ega mina ei olegi õpetaja, mina juhendan programmi on ju. Ja eks
võib-olla kergelt sinul oli kalgus, et noh, ma tean ju nii palju juba, et mis siin ikka on. Ja siis tegelikult on nii kihvt vaadata, kuidas sa järjest hakkasid kooruma, et jaa. Ja või on see, et ma tean, aga ma ei kasuta seda ja tirr paneb selle kasutama just, et sa nagu õpidki ja see grupp ja see, mis ma sealt saanud olen ja see, kus ma täna olen, ma olengi tegelikult nüüd siin Pärnu kolledžis turismi tudengitele rääkisin oma Mulgimaa peremängust, mida me Mulgimaal teeme. Ja see ongi see, et ma ise olen võtnud ühendust, ma olen julgenud minna tere ütlema kellelegi, et ma teen seda asja, ma olen uhke selle üle, mida ma teen. Mida ma võib-olla ennem on see, et kas sa valid selle, et ma ei tea, mis ma siin ikka vaikselt teen, no kes see ikka tahab ja ega see midagi erilist, ja see tirr ütleb, et stopp. Kui sa nii mõtled, sa saadki selle mõtte, et sa ei olegi mitte keegi, eks ole, aga sa mõtled, aga mida sa tahad? Ma tahan ikkagi, kui edasi minna oma asjadega, ma tean, et ma olen väärt seda asja siin tegema ja ma mõtlen nagu seda mõtet ja ma tahan olla Mulgimaa inimeste kokku viia nende uhkuse, ma ei tea, taaselustaja kuidagi ja seda kõike nagu näiteks ka läbi Mulgimaa peremängu ja selleks ma pean seda peremängu rohkem promoma, ennast promoma, selleks ma võin teie tudengitele rääkima, üks variantidest jälle, ma nägin seda Tiina Tamm, kellega me siin koostööd teeme, ma nägin teda kuskil koolitusel, ma ütlesin, et kuule, et mina teen see, ma lähen nagu ise, võtan julguse, et ma lähen räägin. Aga enne seda ma märkan, mul see vana mina kuskil ikka, ma ei tea, kas ma ikka peaks. Kes mina olen, et ma seda teen? Stopp. Aga miks sa muidu, kellele sa teed seda Mulgimaa peremängu? Sa teed ju inimestele, aga kui sa neile ei ütle, mida sa teed, kuidas nad siis teavad? Ja tegelikult enamus inimesi, kes meid siin kuulama juhtub, on, et nad, ma teen, mulle väga meeldib, ütlesin, nii, tule reklaamime. Mida on ju, sest me oleme ise endal tee peal ees. Ja seda on nii rõõm kuulda, et sa võtad seda initsiatiivi ja see, millise kirega sa nagu seda Mulgimaad. Vaadake, kus lehel sa laive teed endal? Kirglik avastaja. Kirglik avastaja, issand, see on nii lahe nimi. Et Jaanika käibki kuskil jala või rattaga ja räägib mingist hoonest või midagi, mis Mulgimaal on. Et kuidas sa tegid mingi grupi inimesi, panid kokku lugusi jutustama, salvestasid seda? Mulgimaa lood, homme on jälle meil grupp Facebookis Mulgimaa lood, kus me siis neljapäeviti saame mulkidega kokku ja räägime, kui äge on Mulgimaa, sest mulkidega on ka jälle see, et mis nüüd me siin niisama, eks ole. Erandeid, kõik on erandid, et on loomulikult, kes teavad, mida nad teevad, on uhked, aga nagu meie, mis ma siin ikka on, aga stopp. Ja mis mul teine asi on pilli juures nagu välja aidanud ka see, et kui sa sellest ei räägi, siis võib-olla isegi see nagu väike, kas nüüd kuritegu, aga sul on antud sinu anne ja kui sa varjad seda, siis on hoopis see veel suurem nagu pahategu kui see. See on tegelikult veel hullem, nagu nad ütlevad isegi, et see on see patt, kui me ei jaga annet. Kusjuures täna mul just oli ju väärtidee kursus, kus siis on see Tirri esimene peatükk ja mäletad see lause, et Jumal on andnud meile ande, et teha kõike, mida me tegelikult tahame, kõik on meile antud. See on Jumala kingitus meile, võid mõelda looja, algallikas, universum, mida iganes, kuidas sa tahad seda nimetada. Aga meie kingitus siis tagasi sinna on see, et me võimalikult palju õpime kasutama seda annet ja väljendama seda enda sees. Ja sul on see, kui kirglik sa oled selle Mulgimaa suhtes ja jalgrattad ja mis sa lastega oled kooli vahel korraldanud, see on täiesti sinu asi. Sa tegid ju vahepeal isegi neid hommiku sellised kohtumisi vist MTÜ-dele, kui see piimapuki jutud ja ma loodan, et tuled sul mingil hetkel tagasi, sest tegelikult see keskkond, mis me saame ju ise seda luua, et sa läksid Tirri grupist nüüd välja. Ma arvan, et sa peagi kuskil oled tagasi, aga et sa ütlesidki, et mis nüüd siis saab, ütlesid, aga loo nüüd, hakka ise looma seda keskkonda, hakka ise looma neid inimesi enda ümber, mida sa tegelikult juba oled ju ka teinud. Just. Ja lihtsalt võib-olla see teine punkt, mida minu elus, mida see Tirris nüüd on toonud mulle ka, et see enda väärtustamine, et loomulikult, või ma näen ka MTÜ-de maailmas, loomulikult me teemegi kõik oma kirega, me tahame teha, aga see vastusaamine on teine samasugune teema, et oska ka seda tunnustust vastu võtta ja oska ka seda nagu raha nagu küsida ja vastu võtta, et see, et muidu me nagu väsime ära ja et ka see on see, et mitte, et ma ei võta nagu raha sellepärast, et ma tahan rikkaks ja ma ei tea, nagu sa ütled, et nagu uhkeks ja ülbeks saada, vaid ma tahan oma teenust nagu paremini müüa, et see ei ole nagu see, et ma tahan teistelt raha ära võtta, et ei, et ma tahan lihtsalt läbi selle veel paremat teenust pakkuda, aga see on see, et kus on veel
päris hea, aga edasiminekut on ju. Mis on ju sinu väärtus ja kui sa raha tõid sisse, siis olgu siin öeldud, et kes nüüd kuulab, et raha ei tule sulle inimeste käest, sa ei võta kunagi ühelt inimeselt raha ära. Raha liigub inimeste kaudu, ta ei saa ju muud moodi liikuda, liigub inimeste kaudu. Ja tegelikult see sinu enda väärtuse tõstmise lood on ju täiesti fantastilised, kuidas tegelikult sa avastasid, et kes sinu muster, et kes see naine abi küsib üldse milleski asjas, et ise pead hakkama saama või meil on tegelikult muster, mis ka minul on kuskil olnud kunagi, et sa tahad, et ma lapsi vaatan, okei, ja sa lähed siis tööle, ei puhka või mis mõttes, siis ei saa lapsi vaadata, et ka mind kunagi vaadata, et mis mõttes te lihtsalt tahate teatrisse minna, me peame siin teie lapsi vaatama. Ja on ju, et meil on kahekesi ka aega vaja või mul on üksi ka aega vaja, et see kõik on tegelikult okei, sest sina oled ehe näide selles, et ükskõik, mida me teha tahame või tegelikult kus tasemel sa juba oled, vahet pole, mis summad sul kuskil liiguvad või sissetulek on, siis kui sa ennast ei väärtusta, kui sa ennast tegelikult ei väärtusta, siis sa ei liigu on ju edasi ja siis sa oled seal ohvriseisus, näe, kui palju ma teen, mina muudkui aitan ja mina olen muudkui lahke, aga midagi vastu ei saa. Kas sa oled üldse küsinud, eks, et kas sa tead oma väärtust, see lause, et tea oma väärtust. Ja mis lugu või miks sa seda lugu armastad, mida sa endale nagu räägid, nüüd on ka meil see üks Kirri kursade meil Kristiina, teeb alati häid küsimusi, see on tema ka, et miks sa seda lugu armastad või ma nagu märkan oma elus neid lugusid ja siis ma olen, et stopp, et Jaanika, see ei ole tegelikult päris tõsi, mis sa sulle räägid. Näiteks mul on elus üks tore meesterahvas nüüd, et see on üle poole aasta ja mul tema pilt ei olnud nagu seina peal tükk aega oma kodus, et oma toas, miks sul seda pilti seina peal, et mul ei ole aega, mul on kiire. Stopp, tegelikult see ei ole, jälle see märk oma elus nagu lugusid, et Tirr on pannud mind märkama neid lugusid, mida ma endale nagu räägin ja mis tegelikult ei ole nagu tõe või ära usu kõike, mida sa ise endale ka räägid. Ja, ära usu kõike, mida sa mõtled ja tegelikult see sinu kaaslane on ka üks hästi-hästi tore asi, me sinna väga ei lasku, see on hästi eraelu. Ja, aga see on nagu väga-väga vinge asi. Naised, kes te soovite enda ellu armastust, ise endasse suhtumist muutma. Jaanika on ehe näide sellest ja kindlasti ta on nõus ka mõnda lugu jagama privaatselt, kui keegi ja tõesti soovib tema käelt küsida. Tulge mulgima peremängule suvel või jalgrattamatkale. Jaanika hea meelega jagab, ta on hästi avatud, aga loomulikult me eraelu, ma arvan, me ei pea siin seda rohkem puutuma, sai piisavalt öeldud. Ja, et see lugu lihtsalt, et ära usu kõike, mida sa ise endale räägid, et küsi nagu ikkagi, et kas see on nagu päris nagu tõsi või on seal taga, ole nagu aus. Iseendaga, kõige raskem ongi iseendaga, sa oled ka Kai öelnud, et iseendaga nagu aus olla, et mis on nagu tegelikult on, sa ei julge endale tunnistada või kui sa saad teada, et tegelikult see on teine lugu, sa pead hakkama kuidagi seda muutma, aga see muutmine on ju ka, et lihtne, kerge ja lõbus, ütleme sellega. Ja ma natuke täpsustan seda, mis Jaanika mõtleb loo rääkimise all, mitte mingi lugude jutustamist, vaid mis lugu sa endale räägid, mis vabandusi sa endale tood. Ma ei saa ju seda teha, sest mul pole raha, sest mul pole aega, aga mis on tegelikult selle taga? Ja tegelikult see ongi see sinu sees olev programm, mille kohta me siis ütleme paradigma, mõttemustrite, harjumuste, uskumuste kogum on see paradigma. See programm, mis keegi on sulle öelnud, kuidas asjad käivad. Nüüd sa saad täiskasvanud inimeseks, sa näed, mulle hoopis meeldivad need ja need asjad, aga sinu programmiga, kui need on vastuolus, siis see teeb sind justkui valeks. Tegelikult sul ei ole midagi valet ja Jaanika on seda hästi-hästi palju muutunud, nagu tohutult palju selle 2 aastaga oled seda muutunud, aga kui mina soovin nii teha, siis on see tegelikult okei. Ja minu arvates täiskasvanud inimene peakski võtma selle vastutuse, et kui mulle on öeldud, et seda ei saa, aga mulle ikkagi väga meeldib, et keegi kuskil teeb, siis tegelikult ma saan. Ja see ongi see potentsiaali ja ande kasutusele ja võtmine, selle päriselt kasutamine. Et Jaanika on ehe näide sellest, aga räägi natuke, ma üldse tegelikult ei saa nüüd küsida mis konkreetseid küsimusi, aga mis on seal Tirr-programmis, mis sind on kõige rohkem kõnetanud, mis on nagu see, mis oli sinu jaoks ja võib-olla see pöördepunkt seal? Võib-olla praegu ma mõtlesin midagi muud, aga nüüd mul tuli meelde see edulause, et kui ma võtan telefoni ja helistan kellegile, siis mida ma mõtlen ennem seda, kui ma kellegile helistan? Kas on suhtumine näiteks see, et mis mõte mul tuleb, ta nagunii ei tea, kas ta ikka saab ja või kellegile nagu, ma ei tea, tähtsamal inimesele, ma ei tea, kas ta mul vastab kõnele ja mul on mõte,
mul on tegu ja see on see tulemus. Sul on eeldus juba siis, või sina ise eeldad midagi ja vastavalt tegelikult sellele, mis programm su sees on või kui alalhoidlik sa seal oled. Ma juba hakkan helistama selle eeldusega ja ma saangi selle, aga mulle see suhtumise see, et see edusaladus seisneb selles, et sa hakkad tegema asju sellest punktist, et sa saad need edukalt tehtud ja inimesed tahavadki sinuga koostööd teha, nad armastavad sind, sa oled väärtuslik, nemad on väärtuslikud ja teete koos ägedaid asju. Sa nagu hakkad sellest punktist oma asju tegema. Ma ei tea, mis peatükk see kuskilt oli, aga nagu see suhtumine. Väga-väga mõnus, väga super kuulda, et sa tegelikult ootad seda tulemust, sina otsustad ära, mis tulemus on ja sa ootad. Võib-olla see ei õnnestu esimesel korral, aga sa ei anna alla, sa liigud sellega edasi. Eks ta aeg-ajalt ongi muidugi, et et see, kui endal ongi, sa oled harjunud seda vanemat lugu endale rääkima, ja siis üldsegi, et märgata juba, et sa võiksid uut lugu rääkida, sa pead mõtlema seda uut, sa pead keskenduma sellele, eks ole, nii nagu kas või meil sellega visualiseerimisega, see keskendumine, see on ka selline, mis nagu nõuab ikkagi, et sa ikkagi tükk aega kui näiteks see telefoniga ka, et mõtledki, et ta tahabki, ta on tore, ta on positiivne, ta vastab mulle, mõne pärast sa oled jälle kuskil, et ei tea ikka, sa võtad tagasi sinna või mõtled veel, ja siis ikkagi helistad, et see, me oleme oma vanadest lugudest kinni ja see ei ole lihtne. Aga see tegelikult ongi mõtlemine, sest kui me laseme vana loo järgi, laseme selle harjumuspärase järgi, siis me tegelikult ei mõtle, vaid lihtsalt paneme automaatpiloodi peal. Aga kui iga kord sa mõtled, sa oled kohal selles hetkes, ehk sinu jaoks ongi hästi oluline märkamine ja siis selle ümber muutmine, sest sa ka alati webinaridel väga palju küsisid ja arutlesid ja väga tihti oligi see, et sa ise küsisid, ise vastasid ja pärast ma sain jälle sõnum, et issand, kui hea oli see Jaanika jagamine. Ma sain ka mingist asjast aru, ka praegu Kristina kirjutab, et nii lahe, kuidas Jaanika seletab kõiki asju läbi, selle, kuidas ta endaga räägib, sest see sisekõne, meil on pidev sisekõne, me otsustame midagi teha, siis hüppab hirm vahel ja siis hüppab see, et suva tee ära, siis ühel on täitsa, mina ei tea, mul on jumal suva ära, üldse midagi tee, nagu ma ei tea, mitu inimest meil sees on. Et see tegelikult on hästi-hästi oluline, see sisekõne. Aga mis sa tunned, et see tirr on sulle veel peale selle, kui me nüüd räägime mingitest tulemustest, sest ikka öeldakse, et tulemused ju räägivad enda eest ja mina ütlen ka alati, et ennem ei ole sa oma paradigmat või mustreid muutnud, kui su tulemused ei ole muutunud. Eraelu muutus on tegelikult selgelt näha, see, et kus sa täna oled, on selgelt näha. Mida sa pakud? Reklaami natuke ennast, kus sa sellega jõudnud oled? Ja Mulgimaa peremäng on meil tegelikult ühine koostöö seal Mulgimaal koos Kati ja Küllikesega, aga ma pakun ka Mulgimaa selliseid eneseavastamise reise, ma ütleks selle peale, et kirgliku avastajalt, et eneseavastusreise, avasta oma kirg Mulgimaal, vaadates Mulgi väike tootjate juures käies ja selliste ägedate inimeste juures, kes on julgenud tulla maale elama ja julgenud hakata seal kohvikut pidama või lambaid kasvatama või mingit õmblusettevõtet tegema või et neid ja muidugi kõige toredam oleks seda teha suvel ratastega, sest ratas on siuke mõnus kulgemise viis, kus sa saad mõelda iseenda peale ja mõelda, et kas sa muretsed selle pärast, mis sa reisile, rattareisile kaasa võtad ja kas sa muretsed selle pärast, et ei tea, kuhu tee poole pöörata, kas paremale või vasakule ja kas sa mõtled selle peale, et mäest üles on ikka päris raske sõita ja et need samad asjad on meil elus ka, et kas me muretseme, kui me hakkame oma elu elama, kas mul on kõik vajalik olemas, kus ma selle maja saan või kas ma peaks minema sinna teed pidi või tänna teed pidi või kas ma peaks küsima või ei pea, et rattamatkal annab kõik need eluteel olevad küsimused nagu praktiliselt läbi töötada ja siis minna sinna päris ellu ja kui sa tahad teha veel nagu kambaki, siis mõnusas väikses kambas, siis saab ka nagu üksteisega jagada neid vaatenurki, et keegi ütleb, et ma üldse ei muretse selle pärast, mis ma kaasa võtan. Küll ma siis vaatan, mis seal tee peal saab. Teine muretseb nagu, ma ei tea, kus sa ikka lähed. Kuidas sa saad niimoodi? Siis teine ütleb, et ma ei saa üldse aru sinust, et miks sa nagu mured, sest hakkab, et ma ei tea jah, et ma ei tea. Et rattamatka annab võimaluse nagu vaikselt rääkida üksteise, et kui sa lähed üksi, siis keegi ei ole seda teist vaatenurki seal kõrval, ja väga palju ei ole ka väga hea. 5-6 inimest saab oma vaatenurki nagu jagada, et kui sa jõuad tee ristumiskohta, mis siis saab, kui sa tee peale lähed? Ma ei tea, see on päris õudne, võib-olla ma ei jõua õigesse kohta. Teine ütleb, et jumal äge, nii lahe, lähme vaatame, mis seal on, et mis siis selle ringiga, vahet ei ole.
siis mõtled, et nagu niimoodi võiks ka jälle suhtuda või, väga põnev, eks ole, on ju. Ja õhtuks jõuadki nagu nii sinna samasse kohta, kus sa pidid jõudma, on ju, et või küll midagi katki läheb, et kelle käest ma abi saan, appi, on ju. Ja jumala põnev, lähme küsime selle naabrimehe käest, vaata küla. Sa lähedki niimoodi kohe küsid või? Ja lähen jah, eks ole. Ma ei tea, ma küll ei julge. Et nii äge on see, kui selline. Selliseid rattamatku pakun Mulgimaal ja ma tean Mulgimaal nii palju nagu selliseid toredaid ettevõtlikke inimesi läbi oma MTÜ töö, et selliseid tegevusi gruppi, suurematele gruppidele, väiksemate gruppidele, bussiga või kui keegi tahab ka ise minna Mulgimaad avastama, annan kontaktid, kuhu võiks minna, kes vastu võtab, kes lugusi räägib, et selliseid tegevusi. Täiega väga, paneme pärast see lingi ka, sest äkki keegi, kes on suur jalgrattamatka sõber või just mõtleb, et see aasta ma tahan teha jalgrattamatka, siis te tahate tulla Jaanikaga seda tegema ja siis on ta kiiresti siit leitav. Aga hakkame otsi niimoodi vaikselt kokku tõmbama, mis võiks olla sinu üks asi, mida sa ütled kellelegi, kes nüüd kuulab siin ja mõtleb, et jaa, ma olen ju ka selle peale mõelnud, et enesearengut süsteemsemalt läbida, et luua mõtetesse kord ja koos juhendajaga, et võib-olla see tirr ja et ta kahtleb siin, et mis sa talle ütleksid julgustuseks? No midagi võiks ikka valida. Ma ei tea, kas see tirr on, võib muidugi teisi asju ka teha, konstellatsiooni ja võib Kati Torimi raamatut lugeda ja mida iganes teha, on ju, et mina lihtsalt valisin Kaia. Ja mulle meeldis Kai, mulle meeldib see grupp ka, kus me nagu koos oleme, et need pärast, vahel ongi see, et meil on teatud sõbrad, kes meil on hetkel, on ju, aga need on kogu aeg meie ümber olnud, need ongi toredad, aga sa saad nagu uusi inimesi, kes mõtlevad teistmoodi, et kui sa aeg-ajalt nagu ära vajud, siis sa saad neile nagu rääkida ja ka peale grupi lõppemist sul on nagu uusi tuttavaid, kellega koos toimetada ja kes sind nagu innustavad ja kes saavad aru sinu hirmudest ja muredest ja rõõmudest ja see lihtsalt ja see ka, et mulle meeldib tirgrupp sellepärast ka, et sa tõesti ühte peatüki läbid nagu pikalt 2 nädalat, et mina olen iseenesest see inimene, kes tahab hästi kiiresti kõik läbi, niimoodi tahaks teada juba, mis seal lõpus on, aga siis see, et kui sa sinna oled juba läinud, siis sul lihtsalt öeldakse, et sa saad 2 nädalat ühte peatükki lugeda ja teate, kui mõnus on lugeda nagu 2 nädalat ühte peatükki ja sa oled juba selle ära maksnud, põhimõtteliselt sul on otsus tehtud, et sa ei pea kiirustama sinna lõppu, et kui ma ise üksi asju teeksin, siis ma paneksin kohe lõppu välja ja ma nagu ei süveneks. Aga kui sa selle hinna ära maksad, sa nagu saad rahul, sul on nagu rahu midagi ja sa saad rahulikult hakata minema ja kui sul on rahu enda sees, sa saad nagu rahulikult minna ja märkad hulka rohkem asju. Nii et näiteks see mõte. See on ka järelikult siis mingi muutus sinu sees, eks, et sa said võtta rahulikult, et ei pea lõppu, sest et meil on tegelikult ju suur uskumus, et lõppu jõuame ja siis oleme edukad, siis on kõik hästi, aga tegelikult see teekond on ju oluline. Ja nii nagu rattamatkal on ka teekond, see jõuad nagu nii sinna lõppu, see ei ole nagu küsimuski, et sa ei jõua, aga see teekond on just see, mida sa jõuad ju. Kui ma lähen reisile, siis reis lõpeb, kui ma koju tagasi jõuan. Sama hästi kui, mis ma siis üldse lähen, ma olengi siin kodus kohe, aga idee on just see teel olemine. Ja tirr pakub sulle nagu ära makstes, sa ütled ka Kai, et vaata, et kui iga kuu maksab, see on nagu kehvasti ja mina maksingi suht alguses kõik raha ära ja juba rahulik oli, sul oli aega nagu märgata, teha, lugeda, aru saada, kirjutada ja see oligi see, mis oli nagu mulle nagu eeliseks. Ja hästi tore, hästi tore, sa oled väga suurt väärtust loonud meil tirgruppi ja hästi südant soojendav ja on kuulda neid sõnu ja näha sinu kasvu ja arengut ja ootan põnevusega, mis see suvi sulle seekord toob, sest et tegelikult sa tead ju idanemisperiood on asjadel ja see, et sa nüüd alles lõpetasid need tiriõpingud, siis nüüd alles tegelikult need asjad jõuavad siia füüsilisse maailma, sest need asjad võtavad natukene aega. Et hästi tore ja ma täiega tänan sind, et sa tulid siia rääkima, oma kogemust jagama, sest iga kogemus, mis ma praegu olen jaganud, pärast seda vähemalt üks inimene kirjutab, et aitäh, et mul täna just oli seda vaja, ma tundsin ennast nii temas ära, et on kindlasti inimesi, kes ütlevad, mis sa muretsed selle pärast, et sa pead lõppu saama, ma niikuinii naudin teekonda, siis inimesed ongi erinevad. Täna me kuulsime Jaanika lugu, järgmine nädal me kuuleme juba järgmist lugu ja järgmist lugu, sest need inimesed praegu palju, kes on nõus jagama, sest kui nad näevad, mis nende elus on toimunud,
ei ole keegi kadedad jagama oma lugu, sest tegelikult sa ju aitad inimesi nii oma matkaga kui nüüd sellega. Ja pange suvesse plaaniks mõnus jalgrattamatk siin Mulgimaal Jaanikaga, see on tõeliselt vinge. Et panen siia lingi pärast. Aitäh sulle, Kai, väga äge. Aitäh sulle, Jaanika. Grupile ja nii, aga siis mõnusat jalgratta suve kõigile.